Sa istud mulle väga tagant vaates, sütib lekidesse ruum. I want you in my room, boom, boom, boom. Taas teie ees RAE 10 küsimusega. Mina olen Helena ning tänases saates astuvad võistlustulle G3A õpilased Lisandra ja Alan ning G1D õpilased Valter ja Olle. Aga G3A, mis sa arvate, kas näitate kümnendikele, kes on bossid ja panete mängu kinni? Ma arvan, et panen küll mängu kinni. Kas tunnete pinget ka? Ei, mitte eriti. Võidate? Ei, muidugi. No vaata, mis juhtub. Aga alustame mänguga. Esimese küsimuse kategooriaks on muusika. Meie küsime, kes on see bänd artisti grupp? Teisena või tead bänd? Bänd artisti grupp. See võib olla lihtsalt üks artist ka. Ma ei tea. Vastame esimesena. No, 2 punkti vihje. Ta oli 2011. aastal Eesti otsib superstaari võitja. Pakume Keter-Jaani. 1 punkti vihje. Tal on laul koos Villem Trillemiga. Äkki nüüd on Birgit Sarab? Olla, kas on nõustud? Lähme sellega. Okei. Õige vastus on tegelikult Liis Leemsalu. Loomulikult. Teine küsimus ja kategooriaks on transport ning meie küsime, milline liiklusvahend? Esimesena. 2 punkti vihje. Erinevalt bussist tarbib see energiat ainult sõidu ajal. See on siis nagu mingi elektriga. Kas ainult sõidu ajal energiat? See on nagu, mis ma arvan, mingi trollibuss äkki. Me pakume troll. 1 punkti vihje, sellel on sarved. Tegemist on trolliga. Ja troll on õige vastus. 3. küsimus kategoorias kosmos. Meie küsime, mis planeediga on tegu? Ei tea planeet. Võtame ise saame. 2 punkti vihje. Sellel planeedil on rõngaste süsteem, mis koosneb peamiselt jääosakestest. On see nagu kõige kindlam või on äkki mingi trikikas? Seal on 2 tükki valikus. Jep. Näeme lihtsalt Saturniga. No okei, Saturn siis. Ma loodan, et me ei pane puusse, aga Saturn. 1 punkti vihje. See on päikesesüsteemis 6. planeet. Pakume ka Saturn. Ja Saturn on õige. Yes, tugev. Oleme jõudnud viiki. Liigume edasi 4. küsimuse juurde. Kategooriaks on toit ning meie küsime, milline roog? Esimesena. 2 punkti vihje. On olemas matemaatika-teoreem, mis on selle järgi nimetatud. Kus on sõna, kui teda vaja on? Oot. Mis teoreemid neil on? Teoreem või? Okei. Spagetiteoreemi meil ei ole, Bolognesia teoreemi ei ole. Mis ideed teil veel on? Mis teoreem meil veel on? Pythagoras. Plus ei ole toit või on või? Väga vist mitte. Äkki on mingi lihapalli teoreemi meil ei ole. Kas see viiteteoreem? Äkki. Vieti. Kas see meenutab toitu või? Ei meenuta väga vist mitte. Nagu midagi muud mul praegu pähe ei tule. Mis te pakute siis või ei tule vastust? Paku midagi, aga... Pakume siis viiteteoreemi. 1 punkti vihje. Sellel roal on Itaalia päritolu. Jah. On mingi vastas. Kas Fibonacci on ikka see jada? Ma ei tea, kas see on toit, aga või no mingi spagetis. Kas see on teoreem täpselt? No ma ei tea, okei. Mis te pakute?
No me mõlemad ei tea väga teoreeme. Ja me siis sinu ideega Eeva. Okei. Ma siiva teoreeme, see on lihtsalt jada. no õiget vastust ei tulnud, et see on tegelikult kirgem, kui te arvate, õige vastus on pitsa. Okei. 5. küsimus kategooriast Eesti. Meie küsime, mis linnaga on tegu? Esimesena. 2 punkti vihje. Selle rannas on promenaadi tänaval Kuursaal. Haapsalu või Pärnu. Mõlema see on. Jaa, Pakkus Pärnu äkki. pakume Pärnu. Pärnu. 1 punkti vihje. See linn asub Lääne-Eestis. On see Pärnu või on äkki Kuressaare? Pärnu ei ole ega Lääne. Jah. Kuressaare. See on Ma olen taas. ma ei tea. Lähme sellega siis. Kui sa oled kindel. Ma ei ole nii kindel, ma küsin sinult arvamust, aga... No okei, Kuressaares on Kuursaal, see on vist minu tänavakura, mis lõpuks jõuab promenaadile. Kas Läänest Nii et noh. Lähme siis Haapsalu. Ei, Haapsalus on ka või? mis iganes sa ütlesid, sama asi. Kuressaare. Umbes sama. Kuressaare läheb lukku või? Ühesõnaga õige vastus on tegelikult Haapsalu. Te olete kuidagi väga... Võtke kuidagi lõdvalt seda, et see ei ole nii oluline. Pärnus on ka. Pool on igast Igal pool on. Aga liigume 6. küsimuseni. Kategooria sport. Meie küsime, mis spordiga on tegu? Vastame esimesena. 2 punkti vihje. See on Kanada rahvusspordiala. Jäähoki või? Hoki. 1 punkti vihje. Seda spordiala saab mängida nii saalis kui ka jää peal. Okei. Ja jäähoki ja hoki on õige vastus. Yes. 7. küsimus kategooriast pardameeskond. Meie küsime, kes on see koolitöötaja? Esimesena. 2 punkti vihje. Ta on suvehooajal madruseks mootorjahil Umami. See on see füüsikaõpetaja, see teine. Mitte Andres Sepp, aga see teine. Kas ta oli Ain? Oli ta nimi või? Kas on vaja konkreetset nime või? Või kui ma ütlen, et Küsimus oli, kes on see koolitöötaja? õpetaja ei ole koolitöötaja, on ju? No, on ju ikka. Ei või. Teine füüsikaõpetaja, mitte see Andres Sepp, vaid... Pakute siis seda või? Jah. Jah. 1 punkti vihje. Tema talvisteks hobideks on lugemine, tervislik sport ja reisimine. See on teine füüsikaõpetaja on Ülari. Tõepoolest. Ülari. Ainjärv või ma ei mäleta, kuidas ta Ainjärv. Jep. Õige vastus on Iiris Saari. Jah. Aga jah, tugev mõtlemine. Teeme ei näe seda. 2 Ülari on küsimust on igastahes nüüd jäänud ja esitame 8. küsimuse kategooriast mängud. Meie küsime, mis lauamänguga on tegu? Esimesena. 2 punkti vihje. See oli algselt nimega The Landlord's Game. Te võite mõelda, mis lauamängid üldse teate? Kas see või ole see Katan või... Ma ei oska öelda. Pakuks mingi reis ümber maailma. Kas sa saad korrata, palun? See oli algselt nimega The Landlord's Game ja lauamäng. Landlord's Game. Landlord's Game. Ma tean, et kõlab nagu mingi rollimäng. Aga... mis me pakume? No, reis ümber maailma või... Ma ei tea. See on nagu keeruline. No see Katan on ka ju mingi... Ma ei ole tutvunud sellega. Okei, aga pakume reis ümber maailma. Lihtsalt. 1 punkti vihje. Selle mängu kõige populaarsemaks mängunupuks peetakse autot. Monopoli, jah. See on Landlordid. Ja Monopoli on õige vastus. Panin mõõda. Mänguseis on viigis. 9. küsimus kategooriast ajalugu. Meie küsime, mis aastaarv? Alan tahab esimesena vastata. Ma ei tea, vaatame. Esimesena või? Esimesena. 2 punkti vihje. Nelson Mandela on sündinud just sellel aastal. See on midagi 30-ndates.
tea. 1936. 1 punkti vihje. Sellel aastal kuulutati välja Eesti Vabariik. Okei. 1918. Ja 1918 on ikka vastus. Vastame nüüd esimese. Ja Nelson Mandela oli siis aktivist ja endine Lõuna-Ameerika president. Käes on aeg küsida viimane küsimus. Teil on veel võimalus. Annan. Kategooriast loodus. Ja meie küsime, mis loomaga on tegu? Esimesena. 2 punkti vihje. See loom on põhja poolkeral elav kiskja. Mis see mu esimene instinkt nagu ütleb? Jääkaru. Jääkaru ütleb, aga nagu seal on veel mingi Okei, mõtleme. hunt ja tavaline karu. Siis on veel mingi ilves. Aga pakume hunt siis. Pakume hunt. Hunt. 1 punkti vihje. Temast sai Eesti rahvusloom aastal 2018.